Tere sõber! Tere ka minu poolt. Oleme jälle eetris. Eetris oleku põhjus on selles, et meilt küsiti jälle informatsiooni. Et eelmine kord me mainisime seda Toompea oraklit. Just nii. Osad inimesed on väitnud, et Toompea orakel ütleb, et mis seadus see maa peal enam ei kehti. Admiraliteedi seadus maa peal enam ei kehti. Jah, et mingi... Eestis ei kehti. Eestis ei kehti, jah. Et me peame natuke selgitama, et osad inimesed, kes sinna on lood jälle uue liikumise, see, mis on see prügi ja maa ja muda ja mis iganes see on ju. Et võib-olla Toompea üle on ka nende orakel või siis nende järgija ja jälgija. Et sellega on niisugune asi, et vaadake, need reeglid, kaubandusreeglid kehtivad tuhandeid aastaid, et mitte öelda 6000 aastat. Ja juba sumerite ajast. Juba sumerite ajast ja seda ei saa nagu ära lõpetada hästi, eriti veel mingisugused kollid kuskilt Eestist. Et sellega on siuke asi, et kõik, mis liigub, läheb selle alla, absoluutselt kõik on. Ja need muda ja kivid ja mis asi see on, et nende, see inimene, kellele nad toetuvad, on ju see Anna mingisugune, mis iganes talibiga Anna on. Et ärge väga südamesse võtke. Kunagi see Anna kirjutas, ta nimi oli ju lausa, kirjutas, et ta on kohtunik Anna, eks ole, Tšaatš Anna on ju. Talle tehti märkus ja enam ta seda kasutada ei saa ega julge. Selgitame ära. Sellega on niisugune asi, et kõik, mis liigub, läheb selle alla on ju. Ja maa on kosmosesõiduk, mis liigub läbi ilmaruumi. Kas ta on kandiline, ümargune, see ei puutu praegu asjasse, ilmselt on ta püramiidikujuline, aga tähtis on see, et ta liigub. Ja kui keegi ütleb, et maa käib ümber päikese, siis see ka ei ole päris täpne. Et kuidas te ette kujutate seda, et kui galaktikad kõik niimoodi keerlevad ja pöörlevad ja möll käib on ju nagu karussellil ja siis järsku on kuskil üks päike ümber, kes siis vaatab vasakule paremale, et mis toimub ja siis tema ümber on mingisugused planeedid keerlevad ümber. Ei, see ei ole päris nii. Kõik liigub ja me liigume päikesele järgi on ju. Näete, siin ta on ja natukese aja pärast te näete, kuidas. Hea küll. Ei ole vaja liiga keeruliseks ajada. Nii, et seega on admiraliteet läheb kõige alla ja midagi ei ole teha, ta kehtib ka maa peal on ju. Ta on hea, et ta maa peal kehtib, sest see on merereeglid on ju. Ja kui mõlemad osapooled nõus ei ole äritehinguga, siis üks nendest, kes nõus ei ole, muutub kuivalmaal tegutsejaks mereröövliks on ju. Mis juhtub mereröövliga kuivalmaal? Me soovitame vaadata kõigi lastemeelselt seda filmi, mis see oli see? Arabella. Mereröövli tütar. Ja seal on see, kus see pime tunneb hääle järgi ära, et mereröövel on kuival maal ja teda hakkas kohe üles pooma. Et niimoodi see käibki, reeglid on sellised. Et kui keegi ütleb nimetuse, et ta on kohtutäi või kasso või kohtunik või politseinik või ja tuleb teilt raha röövima, on ju, kui te ei ole nagu nõus olnud sellega, siis ta muutub mereröövliks ja mereröövliga, veel kord ütlen, et vaadake filmis, mis saab, on ju. Midagi ma pean veel ütlema, ma pean ütlema seda, et see film on lastefilm, on ju, aga seal näidatakse välja see ja seal on väga kena näitleja, kellest sirgus kena daam, kes ei jäänud rolli kinni, ei hakanud kohtutäituriks või milleks väljapressijaks või milleks selleks. Sirgus normaalne inimene ja peale kauba veel ilus naine. See selleks. Nii, aga see tegelikult ei olnud see tänane teema on ju. Tänane teema oli see, et meilt vist... Meil küsiti veel Rapla sündmuse kohta. Meilt küsiti Rapla sündmuse, kuigi me lubasime, et me ei räägi. Aga mis seal ikka, et tuleb siis ikkagi öelda nii, nagu see asi on, et tuleb välja rääkida. Kui inimesed julgevad teha, siis tuleb julgeda ka neil tunnistada. Et väga hästi on teada, kes seal on. Seal oli 24 inimest peteti sinna kohale, on ju. Võib-olla nad jäid rahule sellega, nagu paremat pole saanud, siis ei oska ju paremat teada, eks ole, kui sa kunagi paremat tahta. Ei oska tahta, täpselt nii. Ja eelmine kord, seal siis on see ema ja poeg, võib-olla mõni ei saanud aru, on ju, need perekondsusrekid on ju, tegemist on siis ühe lihamüüjast mesinikuga, kelle nimi on Heili, on ju, tema poeg Olaf on ju, nad siis koos mõtlevad ilmselt neid skeeme välja. See on see poeg, kes seal äripäevaga seotud on. Aga nemad on totukesed on ju, aga kõnelemas käis siis seal üks karksinuia, mitte mosekant, Masuudi ärimees, vot. Kahetsevalt ta ei rääkinud sellest, kuidas Masuuti paremini müüa või mis selle, kuidas sinna Masuudi sisse ennast ära uputada näiteks oma tulevikuplaanid tal. Vaid ta rääkis teemadel, rääkida võib igaüks ainult, et küsimus on selles, et reklaamiti ju meid välja on ju. Ehk siis teisisõnu tegemist on ikkagi varastega. Ja selgub, et seal oli veel kaasas ka siis tema kaaslane, kes on
kes on siis kohe Gustav Adolfi gümnaasiumis vist muusikaõpetaja. Just nii. Ja kõige naljakam on see, et neid esitati kui meie õpetajaid on ju. No üks õpetaja tõepoolest oli see Gustav Adolfi Aga gümnaasium. muusikatunde me Me ei ole võtnud, kinnitame, et muusikatunde ei ole võtnud, see ei lähe meie teemaga kokku. Nii et kui julgevad teha, eks siis tuleb avalikkuse ette tulla ja võib-olla lõpetada masuudi äri ära või lõpetada seal koolis käimine ära, võib-olla valmistataksegi pensioni seda sammast endale ette. Aga probleem on selles, et meie nimedega räägitakse, et reklaamitakse meid on ju. Ja kindlasti siin on vaevalt nüüd üks masuudi ärimees meid õpetab. Et kus ta siis varem oli, aga see selleks ei olegi nii suur probleem on ju. Et nad olid seal korjanud ka kassat vist üle 6000 euro ja ma ütlen nüüd, et kui see masuudi ärimees selle raha viib selleks heategevaks otstarbeks, kuhu meie ütleme, kuhu see tuleb viia erinevatesse kohtadesse, siis rohkem loeme selle teema lõpetatuks ja nii ta on ju. Kui seda ei juhtu, siis käivitub hoopis teine stsenaarium. Vaadake, kui teil on mõni tuttav kuskil vennaskonnas, siis seal öeldakse, et aeg ei oma mingit tähtsust on ju. Ja on selline ütlus, et kuidas ütlus on, et vanemate patud nuheldakse laste kaudu on ju. Aga tänane pahategu ei pruugi olla, et see on tulevikus nuheldud. See võib ka olla varem nuheldud. Ja igasuguseid asju võib juhtuda. Kunagi ei tea, puuk võib ammustada, eks ole, või ma ei tea, keegi kallab korgijooki ja igast asju võib juhtuda. Nii et parema meelega ei oleks vaja üldse pahandust teha. Et tuleb ennast reklaamida, tuleb rääkida, kuidas masuut maa sees tekib või kust iganes ta tekib. Ilmselt ta tekib Viru keemiagrupist on ju. Et seal vist ka üks ärimees, ka see oli mineviku tehing, eks ole. Ei ole vaja igale ühele masuuti müüa. Aga see ei ole teema. Need asjad tuli lihtsalt ära rääkida, inimesed nõuavad on ju ja me ei jõua igale ühele nagu vastata ja eraldi, et lihtsam on niimoodi teha. Seal oli üks naljakas lugu veel, ta ei olegi naljakas tegelikult, see on alenaljakas on ju, et tegemist on nagu sarivaletajatega. Et mitte ainult sellega, et meie nimel kutsutakse inimesi kokku, vaid ka muid asju valetatakse nii, kuidas jaksatakse. Ja siis inimestele, et inimesed võiks sellega arvestada, et see proua Eili ei ole selline, nagu ta selles näoraamatus välja paistab. Ta rääkis kõva suuga, et keegi reporter Taavi tahtvat temaga lugu teha. Ma küll ei kujuta ette, mis lugu on ju, aga et Taavi Kare või midagi sarnast oli ta nimi on ju. Taavile me ütleme, et kuule, su enda naine on 20 korda ilusam, sest see pilt, mida sa Facebookis näed, sellest Eilist on ju, seal on niisugune asi, et sinna liida pluss 40 kilo veel. Et osad inimesed seal Rapla loengus ei olnud ära tundnud, ainult hääle järgi tundsid ära. Nii et Taavi naine on kindlasti kenam ja et sul ei ole mõtet vaeva näha on ju. Võib-olla mõtleb, et ta on mesinik, et siis võib-olla ta on mesimum või see mesilane, et tahab mett saada või ma ei tea. Et inimesi on igasuguseid, et ega kellegile öelda muidugi ei saa, kuidas või mis. Aga me pikalt ei tahaks teie aega raisata. Ma loodan, et olete rahul. Ja kui ei ole rahul, ega siis me ei kohtu lihtsalt on ju. Kohtume nendega, kellega peab kohtuma. Või mis sina arvad? Just nii. Ma arvan, et aitab tänaseks küll. Et küll me kohtume reaalses elus ka. Kohtume taas.